When you are here, I watch you grow. Heart skips a beat. Love you more than you know. When you are here, just for a while, I melt away just from your smile. Hei, tere hommikust! Meil on siin mõnus pühapäeva hommik käsil. No tegelikult mul on, sest ma olen üksi kodus. Üksi kodus olla on kohutavalt imelik. Ma ei oska kuhugile astuda, ma ei oska kuhugile istuda, ma ei oska midagi teha, ma ei oska midagi süüa teha. Nii et jah, väga veider on üksi kodus olla. Mul oli võimalus koristada, mul oli võimalus poodides käia ja osta endale midagi toredat. Nii et täiesti teistmoodi nädalavahetus, teistmoodi nädalavahetus. Aga nüüd on issi tööle saadetud ja mul on kohvitass ja mul on läpakas ja mul on eesmärgiks tellida tüdrukutele riided kevadeks ja suveks. Meil on neid vaja päris korralik laar, ausalt öeldes. Meil on väga palju riideid on vaja. Nii et ma tegelen sellega. Ja kui nüüd rääkida sellest, et miks me vahepeal vlogi ilmunud ei ole päris pikalt, siis esiteks aitäh sulle, et sa jaksad oodata ikkagi. Ja teiseks, see on kuidagi raske olnud selle uue rutiiniga harjuda, sellepärast, et mul on tööpäeva õhtutel ausalt öeldes absoluutselt ei ole tuju kaamerat kätte võtta ja filmida. Mul on mingis mõttes nagu väsimus ja selline, ma ei oska öelda, ma arvan, et ma pean veel harjuma selle uue rutiiniga, ja pealegi ma loodan, et ilmad hakkavad ilusamaks minema ja mõnusamaks ja me pääseme kodust välja rohkem ja on põhjust rohkem kaamerat kätte võtta ka. Aga sellel nädalal me siiski ühel päeval filmisime ja filmisime siis, kui oli naistepäev. Issi tegi meile super toreda mõnusa naistepäeva ja no vaesekesel on igal naistepäeval käed tööd täis, sest ta on siin on ju 3 naisega üksi. No, olgem ausad, tal on iga päev käed tööd täis selle pärast. Aga no naistepäeval eriti ja see sai hästi hakkama. Meil oli väga tore. Tere kõigile! Fokusseeri, siia pole selle. Tere teile kõigile! Loodan, et teil läheb hästi. Täna on selline tähtis päev. Täna on ju 8. märts. Naistepäev on ju see pool teadupoolest. Naistepäev on ju see päev teadupoolest, kui peetakse naisi natukene rohkem meeles. Tuuakse lilli ja tehakse mingeid üllatusi ja kuna tüdrukud on lasteaias, Nele on tööl, siis olen mina üksinda kodus ja siis on mul aega ette valmistada õhtuks. Jõuavad kuskil 5 paiku. Sellega seoses meil sai kellapatarei tühjaks, ma pean sellega uue parema. Ja siis, kui need jõuavad, siis ma mõtlesin, et ma teen neile midagi süüa ja siis teen koogi ka vist. Ei ole ammu kooki teinud, aga proovime. Ehk siis vaatame, mis õhtuks saab. 2 hours later. Kell on 5 juba ja kohe nad jõuavad koju. Ma siin suutsin tordile viimast lihvi veel andes kõige pealmise sefiiri tagurpidi kallata siia maha, aga noh, kraabime kokku ja vaatame, mis siia kaussi alles jäi. No nii. Tere, tüdrukud! Tulge! No tule siia! Tšau! Tšau! Musi? Väiks on paki lemme tegi kaast pakette. Tegi või? Jaa. Okei. No hei! Mis meil siin on? Mis meil siin on, Sofi? Spagett ja saiad. See on issi tehtud makaronid on need. Issi tehtud. Emmi võtab istet juba, Neid võite ka süüa praegu. Aga mis puhul meil siis selline laud kaetud on? Ikka naistepäeva puhul. Naistepäev on nii lahe. Aga tegelikult on niimoodi, et issi teeb meile kogu aeg süüa, kui me tuleme lasteaiast ja töölt on ju, kui tal vaba päev on. Ja kogu aeg teen süüa. Kodus teen süüa, tööl teen süüa. See ongi nüüd see aeg, kui Nele ei saa enam öelda, et ma ei tee süüa kodus. Jaa. Vaata, nii pisike
Juustu sai, need on ka ise tehtud või? Ei ole. Need on ise tehtud. Ise tehtud makaronid ja... Sofi, mis päev täna on? Naistepäev. Ja mis see tähendab? Naistepuhupäev. Naistepuhupäev. Ja mis sa naistepäevaks said? Kook on kuskil või? Kas sa nägid kooki juba või? Joo, see on lihtsalt. Milline see on? Seal oli ümber selline kuivanud šokolaad. Šokolaadikook või? Äkki on pardimamma šokolaadikook? Ei, tal oli natuke valget kreemi ka. Ma olen tal kreemi peale pannud. Võib vaatama tulla või? Ei! Näh! Õnne, soovi, palun, sõid, naiste puhul siis. Teate, mis trikk selle koogiga on või, Sofi? Selle koogiga on niisugune lugu, et siis kui ma selle nüüd lahti lõikan, siis tuleb kohe hakata kooki sööma. Ja terve kook tuleb nahka pista kohe. Ätitad! Emmi! Sofi! No nii, naistepäeva puhul ma lähen sõbranna juurde. Emmi emmatas praegu nägema. Ja nemad jäävad siia koju võidlema. Issid jäädakse piinama. Emmi, tõused kõrgele või? No, käed õhku. Appi. No nii, ma olen vahepeal siin shoppamisega algust teinud ja ma tellin seekord selliselt lehelt, kus ma ei ole ennem tellinud. Aga minu teada on see väga populaarne juba väga paljude emade seas Eestis, nii et ma proovin ka siis järgi. Kujutan ette, kuidas paljud emad on praegu, sa ei olegi sealt veel tellinud või ma olen kuulnud ainult häid asju ja siin on tõesti lahedad riided. Vot. Tüdrukud on kodus. Emili esimene soov on hakata liivaga mängima. Ja Sofia soov on smuutit teha nüüd. Your wish is my command. Ja nii, meil on siin kineetiline liiv, mis on nii lahe. Saab toas liivaga mängida. On ju lahe, Emmi? Joo. Ja. Mida sa soovisid seda? Joo. See näeb natuke välja nagu see kassi liivakast, aga... Teeb auke. Ja meie hakkame smuutit tegema, Sofi. Jaa, ma tahan suure laua taga. Jah. Mega siis koorte banaane ei saa sisse panna. Koored teevad ju pahaks. Banaanikoor. Emmi, need lähevad juba varsti smutisse. Sinu banaan läks smuti. Üks banaan tuleb välja, aga läheb sisse. Kas tänne ma põle tegaks? Ei, källe puhul.
ongi smuti. Enne varsti mulle meeldib enam. Väga hea smuti tuli ju. Esimest korda nemest pidati banaani ja vee. Õunas mudi. Aga seda peaks järgmine kord jälle tegema minna. Mis see on? Üks maasikas muti. See on väga hea. Ja laeva. Sofi pani väga ilusa pluusi. Nüüd ma tunnen nagu kevadele. Tunned või? Ma tunnen ka kevade lõhna. Täitsa lahe. Vaja tuulele. Kummipardi vaja tuulele. Me läheme pühapäeva puhul tüdrukutega restorani, sest emme on laisk ei viitsi süüa teha. Nagu mainitud sai, me lähme restorani ja restoran asub Ülemiste keskuses, sest meil on vaja... Mis meil on vaja osta? Mänguasju meil küll vaja pole. See kõik tundub nii ilus ja tore on ju, aga tegelikult on asi niimoodi, et ma lähen nende kahega üksinda, 1-2 vastu toidupoodi, kus ma pean terve suure ostukorvitäie kraami ostma. Ma eeldan, et mul ei ole aega väga filmida seal, eks see ole näha siis, eks ju. Sofia, käitute ilusti poes? Jaa. Aga mulle tundub, et pool Tallinnat on otsustanud täna siia tulla, sest parkimismaja on täis. Sofi, mis sa arvad, kas me saame restorani minna? Jaa. Ma loodan, et me saame ikka restorani minna. Sofi hakkas mulle rääkima siin vahepeal, et tema on kurg siia toonud. On nii või? Et sina oled kurega tulnud. Ma ütlesin Sofile, et ei, sina oled emme kütus kasvanud ja emme kütus välja tulnud. Aga ma ei tea, ma ei ole valmis veel seda edasi seletama. No Sofi, kuidas sa siia siis said? Jaa. Tegelikult ainult külasjuttudest tulevad lapsed kurg. Jah, et nii, selle me saime nüüd selgeks. Aga jah, no lähme siis shoppama. Lähme üritame. Rongi vaatamine. Me oleme katuse peal või? Jah, olemegi. No vajuta alla. Annad Lotte juba mulle ja... No nii väga oli vaja Lotte kaasa võtta, aga nüüd see juba anti mulle. Ja lähme vajutame nüüd number 2. Lähme sisse, Emmi. Emmi. Vajuta number 2. Jaa. Lähme maha, jah. Vaata, kui ilus on need on. Väike nii pisikesed. Nii pisikesed ja need on titadele. Jah, aga need on katta. Jaa. Vaata seda.
Lähme edasi. Nii kaua. No nii, kuidagi juhtus niimoodi, et õues on pime juba, kell on 8:30. Me olime Ülemistes vist 3 tundi. Natuke rohkem. Palun on Lemmile ka vahepeal õhupalli. Aitäh! Aga ainult siis on nagu seda maha ei pilla. Ja no Ülemistes on meil alati nii positiivne. Kindlasti mu lemmik kaubanduskeskus Tallinnas. Jaa, kindlasti lemmik. Tüdrukud said seal riideid vaadata, klaverit mängida. Trummi mängida. Tantsida. Süüa. Näe, võta. Nii palju asju said teha, nii lõbus oli. Ja mis on kõige lahedam, meil oli täiesti toidupoes käimata. Siis meil tuleb uneaega, meil polnud aega. Siis meil oli nii lõbus. Toidupoes siis käib issi homme, eks. Igastahes, me nüüd kimame koju, et jõuda õigel ajal magama. Siis tüdrukutel on homme lasteaiapäev, mul on tööpäev, issil on puhkepäev, veab tal. Aga me näeme järgmises videos. Tšau!